Ja mul on taaskord väga suur rõõm tutvustada meie järgmist akadeemikukandidaati, kelleks on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetooli juhataja ning rakendusliku majandusteaduse professor Priit Vahter. Ja Priit räägib meile siis, miks tugevamad innovaatorid saavad veel paremaks ja nõrgemad jäävad maha. Austatud Teaduste Akadeemia president, mul on väga hea meel ja austatud kolleegid ning Teaduste Akadeemia liikmed. Mul on väga hea meel teile järgnevalt anda sissejuhatuse ja lühike ülevaade minu uurimisteemadest. Ehk siia võtsin ette küsimuse, miks tugevamad innovaatorid saavad veel paremaks ja nõrgemad jäävad maha. Et selline intrigeeriv küsimus, mis ei anna kohe vastust ära, mis katab osa minu uurimisteemadest, aga mitte ka kõike. Aga enne selle juurde minemist peaks natuke andma enda taustast ka teile infot. Et 2019 aastast alates olen tööl rakendusliku majandusteaduse professorina Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooliga olen seotud olnud väga pikaajaliselt. 2001 tegin seal Urmas Varblase juures rahvusvahelise majanduse teemadel bakalaureuse kraadi, seejärel 2004 kaitsesin magistrikraadi ja pärast seda olen ka märkimisväärse pikaajalise perioodi olnud seotud Suurbritannia haridussüsteemi ja teadussüsteemiga. Ehk siis 2010 kaitsesin Nottinghami ülikoolis Sir David Greenaway ja Daniel Bernhoffeni juures oma doktoritöö ja pärast seda olin postdoc'is oma teadlasena kujunemise aastatel 2011 kuni 2012 Birminghami ülikoolis, mida pean märkimisväärselt oluliseks verstapostiks enda teadmiste kujunemisel innovatsiooni valdkonnast ja enda kui innovatsiooni valdkonna teadlase kujunemisel. Koostöös siis professoritega Jim Love ja professoritega Steve Roper, kes vastavalt siis praegusel ajal on tööl Leedsi ülikoolis ja teine on siis Warwicki ülikoolis. Ja 2016 kuni 2017 olen olnud tööl kaasprofessorina Warwicki ülikoolis, Warwick Business Schoolis, mida Anu Reala antud ülikooliga väga hästi tunneb. Aga tulles tagasi meie põhiküsimuse juurde, ehk millele minu uurimistöö suuresti keskendub, on tootlikkuse lõhe käsitlemine tippettevõtete mahajääjate vahel. Ehk siis ettevõtte tasandivaade, organisatsiooni tasandivaade teguritele, mis loob seda erinevust, põlistab seda erinevust ja osadel ettevõtetel võimaldab siis keskmikest või mahajääjatest staatusesas tippettevõtetesse tagasi liikuda. Ehk see seostub ka sel aastal Nobeli preemia saanud Philippa Gioni ja Peter Howitti töödega, mis käsitleb loova hävingu protsesse, kuidas need kujundavad tootlikkuse jaotust sektori sees ettevõtete vahel. Ning samuti kolmandana Nobeli preemia saanud Joel Mokeri ja Northwesterni ülikooli majandusajaloolasele töödega, mis käsitleb just neid nii-öelda pehmemaid tegureid, mis eristavad siis tippusid ja mahajääjad riikide osas, et kuidas siis kultuurilised erinevused määratlevad siin väga palju, kuidas suhtumine erinevasse arvamusse, erinevatesse ideedesse määratleb väga palju, millised piirkonnad, regioonid hakkavad kiiremini arenema ja kuidas eksperimenteerimise, katsetamise kultuur aitab meil siis jõuda paremate tulemusteni võrreldes status quo'ga. Eesti näitel, kuna minu uurimistöö on väga empiiriline, et siis väga palju seotud töötaja tasandi ja ettevõtte töötaja tasandi andmestike analüüsidega, siis ma panin mõningad statistilised näitajad Eesti kohta ka ette. Ehk siin on ära toodud tootlikkuse lõhe töötleva tööstuse andmetel tippettevõtete mahajääjate vahel ja näidates ka selle lõhe laienemist aja jooksul. Ehk seda on näidatud ka OECD uurijate puhul teistel riikide lõikes. Ja seega me saame öelda, et meil ühest küljest on väga palju tublisid absoluutseid tippe, aga väga suur on ka mahajäämus ja mahajäämuse laienemine. Ehk selliste tootlikkuse probleemidega tegelemine, et mõista, mis siis lisaks uutele tehnoloogiatele või koos toimes uute tehnoloogiatega võimaldab tippudeks jääda ja areneda ja tootlikkuse piiriga maailmas edasi lükata, on äärmiselt tähtis, et ka mõista, mis on need sünergiat tekitavad tegurid, mis on siis neid mahajääjad piiravad tegurid, mille olemasul, mis võimekused ei lase neil siis teistele järele jõuda. Ja sellega mahajääjate või potentsiaaliga keskmikega tegelemine lisaks tippudel on tähtis, et saavutada laiapõhine konkurentsivõime kasv ja laiapõhine tootlikkuse kasv. Et meil on samuti vaja nende tippudega tegeleda, nendega arendamisega, patenteerimise, teadustöö intensiivsuse, teadusarendustegevusega tegeleda, kuid samuti ka mõista, et mis siis aitaks neil kehvematel kas järele jõuda või nendes paiknevatel ressurssidel efektiivsemalt ümber paigutada paremate ettevõtete suunal. Ja oma uurimistöös sai juba mainitud, et erinevad andmebaaside tasandi uuringuid on siis ettevõtete tootlikkus, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise teemad üsnagi kesksel kohal omavahel kombinatsiooniks. Et võib-olla kõige edukamaks on tööd, mis keskenduvad sünergiale ehk komplementaarsusele, siis tehnoloogilise innovatsiooni ja organisatsiooniliste muutuste vahel. Ehk meil on organisatsiooni tasandi vaade, ettevõtte tasandi vaade, mida me peame veel tegema selleks, et automatiseerimisest, robotiseerimisest või ka tehisarvust kasu saada. Et mis juhul need efektid on suuremad.
Et sel teemal on päris palju ilmunud ka kausaalsete efektide identifitseerimise suunas liikuvaid töid, nii palju kui see vaatlusandmete põhjal ka võimalik on, instrumentmuutujatega mudeleid ja muu selline. Ehk siis üks, mis neid tippusid mahajäetest eristab, ongi see sünergia saavutamine, komplementaarsuse saavutamine. Et tehnoloogiline innovatsioon ei eksisteeri üksi, et me ei tohi tõesti vaadata innovatsiooni kui ainult tehnoloogilist nähtust, et see avaldub ka organisatsiooni tasandil. Meil on vaja muutuseid siis tööviisides, tööpraktikates, juhtimisviisides, juhtimise kvaliteedis kindlasti, mida toob välja ka Eesti juhtimisvaldkonna uuring väga-väga selgelt. Ja olulise probleemina just mahajääjate aspektist, mis nendel puudu jääb, on siis muutuste juhtimise võimekus, strateegilise vaate võimekus, ka personali juhtimise võimekused, mis siis eristavad neid tippusid, siin eelpool toodud tippusid teistest. Ning teiseks siis selline üldimine organisatsioonilise õppimise aspekt ehk õppimise efektid on antud ettevõtetes võimendatud nii rahvusvahelistumisest, võimendatud nii siis õppimisest eduelamustest, ning huvitava uurimise aspektini ka siis ebaõnnestumistest, mis viimastel aastatel on üks täiendav uurimisteema olnud, et kui palju või kuivõrd ettevõtted organisatsiooniliselt suudavad ebaõnnestumistest või katkestatud innovatsioonitegevustest kasu saada. Et need on siis ja avatud innovatsiooni mõjudest ei jõua antud juhul detailsemalt rääkida, et vaatame koostööefekte ehk üritame kausaalseid mõjusid uurida ka nähtustel, mida on raske mõõta. Ehk siis ei mitte keskenduda ainult sellele, mida on lihtne mõõta, mida me tavapäraselt mõõdame, teadus-arendustegevus ja muud sellised klassikalised innovatsioonitegurid, vaid püüda tabada ka seda, mis on raske mõõta, mida saab alati vaidlustada, küsida, kas saaks paremini mõõta, võrreldes sellega, mis te uurimistöös teete. Välisinvesteeringute valdkond on meie õppetoolis olnud väga klassikaline uurimisteema, mille professor Urmas Varblane 90. aastatel Eestisse tõi ja seda väga tugevalt on hoidnud seda teemat. Minu panuseks on siin ka siis kausaalsete seoste tuvastamine, ka välisinvesteeringute mõjud Eesti ettevõtetes, nii otseste efektidena välisinvesteeringut saavatele ettevõtetele või ka tegevatele ettevõtetele ning siis erinevate välisefektide ehk spillover efektidena teistele ettevõtetele kas samas sektoris või mujal. Või ka siis tarneahela efektide kaudu, tarnijate edasiarendamise efektid või töötajate ja juhtide liikumise kaudu. Ehk töötajate mobiilsus väliskapitaliga ettevõtetest kohalikesse ettevõtetesse, kuidas see aitab kaasa siis teadmussiirdele ja tootlikkuse ja teadmiste taseme kasvule siis kohalikes võib-olla siis ka mahajäävamates ettevõtetes. Ja huvitava aspektina, kuidas on küsimus, et kuidas need erinevused siis kajastuvad ühiskonnas efektides laiemalt. Et kui ma nüüd välja toon, millega ma ise konkreetselt olen tegelenud, on siis kuidas see tootlikkuse erinevused transformeerivad siis palga ebavõrdsuse näitajateks. Et koostöös siis Eesti parimate tööökonoomikutega ja mõningate Rootsi tööökonoomikutega vaatame siis, mis on siis uute tehnoloogiate rakendamise mõjud siis palga ebavõrdsusele, sealhulgas automatiseerimise mõjud, mis oskused need võimendavad, sotsiaalseid oskuseid, millised kognitiivsed oskused need võimendavad omavahelises koostoimes ning huvitava aspektina, et kuivõrd siis just need mõjud avalduvad siis näiteks meeste ja naiste palgalõhes. Et kas see, kui meil on palju väga tugevaid ettevõtteid, kas see pigem kasvatab siis meeste ja naiste palgalõhet või piirab seda ja tõmbab seda omavahel kokku. Mõningad näited ka, et kuna ma olen nüüd piiriline uurija, siis ma panin siia 2 näidet ka, et üks on nende samade sünergiaefektide kohta. Et meil on ettevõtete paneel andmestik siin analüüsi aluseks ja ära on toodud siis efektide mõjuhinnangute erinevate liikumiste osas. Et kui meil on 2 tüüpi innovatsiooni võimalik ettevõttes, tehnoloogiliste ja organisatsiooniliste nende kombinatsioone, siis me näeme siin siirdemaatriksis ettevõtete liikumist üle aja ja selle sisulisi efekte. Ja mida ma tahaks välja tuua on siis võrdluses siis 1-2 liikumine, 1-4 ja 2-4 liikumised. Ehk meil on siis märkimisväärne efekt, kui me lisaks tehnoloogilisele uuendustegevusele, sinna alla võivad siis tõesti kuuluda automatiseerimine, robotiseerimine, muu selline, rakendame siis kas samaaegselt või siis ka järgnevalt organisatsioonilisi uuendusi. Et antud juhul siis pluss circa 14% kõrgem tootlikkustase, kui investeerida ainult tehnoloogilistesse uuendustesse või siis kui me seal 0,21 tõlgime protsentuaalsetesse efektidesse umbes 23% kõrgem tootlikkustase, kui suudetakse samaaegselt ka juhtimislike ja tööorganiseerimisviiside alaseid muudatusi läbi viia. Ehk siis see võimekus ongi see, mis eristab väga tähtsalt määral tippettevõtteid mahajääjatest. Ja antud ohal on ka järgnevuste aspektid olulised, et tingimata nad ei pea ka simultaanselt toimuma. Tehnoloogilisel innovatsioonil on märkimisväärne juhtiv roll siin tihti, et kui ka alustatakse tehnoloogilisest innovatsioonist ja sellele järgnevalt lisatakse organisatsioonile, siis see annab meile märkimisväärse tootlikkuse efekti ka.
katkestatud ebaõnnestunud innovatsioonitegevustest. Ehk väga palju on uurimistööd sellest, et kus meil on eduelamused, kus on siis edukas rahvusvahelistumine, mis on sellega seotud õppimisefektid, Uppsala klassikaline järk-järgulise õppimise mudel, kuid õppimine võib tulla ka nii edust kui ebaõnnestumisest, eksperimenteerimisest, katsetamisest, mida ka Margus Pedaste siin nii meeldivalt eelnevalt mainis, et see on tõesti üks oluline viis, kuidas toimuvad käitumuslikud muutused organisatsiooni tasandil, kuidas organisatsiooniline õppimisefekt välja näeb, välja kukub. Ja ebaõnnestumine loob tõenäoliselt toob kaasa tugevaid väljakutseid olemasolevatele süsteemidele, rutiinidele innovatsiooni osas ja loob seega suurema stiimuli midagi muuta ja üritada õppida ettevõtte jaoks. Ja kirjanduses on tihti olnud fookus ka paljuski selle analüüsi juures katastroofilistel ebaõnnestumisel, Challengeri katastroofi on väga palju omal ajal käsitletud, või siis kaasusanalüüsidel, näiteks ka meditsiinivaldkonnast on uuritud südamekirurgide õppimist enda ja teiste vigadest. Ning enda analüüsis ma demonstreerin neid efekte siis kenasti üldistamist võimaldava andmestiku põhjal, et kus näeme kumulatiivset õppimist katkestatud või poole jäänud innovatsioonitegevustest ehk eksperimenteerimisest ja näeme tõesti sellist kumulatiivset aspekti, kus varasem kogemus võimendab uue eksperimenteerimise mõjusid. Ja huvitav aspektina ilmneb, et õpiefektid ilmnevad tegelikult selle innovatsiooniprotsessi varastes faasides, strateegiliste otsuste tegemisel, milliste projektidega jätkata, milliseid projekte edasi arendada ehk targa katkestamise korral. Ehk äärmiselt oluline on see õppimine strateegilise otsustamise, strateegilise juhtimise ja valikute tegemise faasis. Ja need ettevõtted, kes suudavad õppida siis, kui on märkimisväärsed finantsid läinud sisse tegevustesse, need on väga erilised, sest keskmiselt me sellist õppimisefekti ei näe. Ja lõpetuseks ma panen siia kõrvale ka hulga oma kaasautoreid, et innovatsiooni ja teadusalased üritused ei toimi üksi, on vaja sünergiat teiste meeskonna liikmetega, üksteist toetavaid teadmisi, need on minu põhilised kaasautorid. Täna hommikul ma avastasin, et päris mitmed jätsid ka välja, et nagu ikka, et ei mahtunud kahjuks ära. Et tõstaksin esile Jaan Mosso, kui Tartu Ülikooli väga tähtsa minu kaastööpartneri, Jim Love ja Steve Roperit sai juba mainitud ja viimastel aegadel on väga tugev koostöö olnud Maja Vadiga, mis seostub tema juhtimisvaldkonna uuringu ideedega organisatsiooniliste muutuste ja juhtimiskvaliteedi tähtsusest. Et aga aitäh teile. Ja suur tänu, Priit. Meil on õnneks veel ikkagi aega ka küsimusteks, nii et ootan saalist küsimusi. Ma küsin esimese küsimuse, ma alustan tavalise küsimusega, et kuidas sa näed enda võimalikku panust Eesti Teaduste Akadeemia tegevusse, Eesti ühiskonna teenimisse? Jah, et need teemad on otseselt ka praktilise väljundiga tegelikult, et kui pikaajaliselt ma olen rohkem olnud ka teadustööle orienteeritud uurija, aga viimastel aegadel on rohkem olnud siis ka panust ka sellisesse poliitikameetmete või poliitika nõustamise tüüpi tegevustesse. Et meil on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga nendel teemadel just automatiseerimise mõju tootlikkusele, juhtimisliku kvaliteedi ja juhtimisliku võimekuse roll on käimas üks oluline projekt, kus esimene faas on siis kvantitatiivne analüüs, kus siis on sees ka juhtumiuuringute ja kvalitatiivse analüüsi komponendid. Ning lisaks olen panustanud siis ka konkurentsivõime raportite alapeatükkide ja analüüside näol. Samuti ka tõesti automatiseerimise mõjud Eestis tootlikkusele, digitaliseerimise mõjud tootlikkusele, millistes ettevõtetes ja millistes kontekstides need siis suuremalt avalduvad. Küsimusi veel? Jaa, on ka Sa näitasid siin ülemist detsiili ja alumist detsiili ja nende erinevad innovatsiooni erinevust nendes ja kui palju suur osakaal ettevõtetest Eestis kuulub sinna kõige alumisse ja kui palju kõige ülemisse? No, selles mõttes see ongi jaotus, et meil on tegelikult need tipud, need ütleme siis circa 10 unicorni tüüpi ettevõtted, mis on äärmiselt edukad, mis on suutnud minna laia maailma, aga valdav enamus ettevõtted on meil VKE-g, et väga väiksed ettevõtted. Oluliselt üle 90% on need väiksed ettevõtted ja tõesti väärmiselt suur osa läheb nendesse väikse alamasse kategooriasse. Ehk sellistel joonistel mõnes mõttes oleks alati paslik lisada juurde ka keskmine näita, et võrrelda siis keskmikega muutust. Et antud juhul oli näidatud tõeliste mahajääjatega, aga samasugune lõhe laienemine Jon Bareliussoni analüüsidest OECD-st on näidatud ka siis keskmike ja tippettevõtete võrdluses Eesti puhul. Ja tõesti, et need organisatsioonides innovatsiooni mõjud tulevad välja ka tehisaru mõjude analüüsides meie viimaste kuude töödest või siis ka automatiseerimise ja robotiseerimise alastest töödest.
et näiteks siis tehisaru mõjude puhul on see hästi huvitav efekt meil leitud, ehk siis tehisaru üksinda rakendades on efekt tootlikkusele 0% kõrgem tootlikkustase, kombineerides seda juhtimislike ja organisatsiooniliste muudatustega saavutatakse näiteks töötlevas tööstuses umbes 19% kõrgem tootlikkustase või teadmusmahukates teenustes koguni 23% kõrgem tootlikkustase. Ehk sellised üldised efektid, mis siin ka välja toodud, kehtivad ka laiemalt konkreetsemate tehnoloogiate mõjude esilepääsu kättesaamisel. Ja aitäh väga huvitava ettekande eest. Minu küsimus puudutab tegelikult nagu avastusi ja intellektuaalset omandit. Enamike juhtivate nagu tehnoloogiafirmade üheks parameetriks, sõltumata sellest, kas nad on IT-alal või farma-alal, on see, et neil on palju intellektuaalset omandit. Ja. Eesti torkab silma sellega, et tal on äärmiselt vähe intellektuaalset omandit. Et kas on mingisugune nagu Eesti eripära, kas me peame selle üle uhked olema või pigem see on mingi puudujääk? Ja see on kindlasti puudujääk, aga siin on ka loogiline aspekt on siin juures see, et väga väikeste ettevõtete puhul on see intellektuaalomandi kaitse käib teistsuguste meetodite kaudu tihti. Et kui meil on selline struktuur, kus on väga vähe suuri ettevõtted või ka keskmised ettevõtteid, siis on üsna selge, et see ei ole see domineeriv intellektuaalomandi kaitse lähenemine kahjuks. Ehk selline mastaabi saavutamine on äärmiselt tähtis liikumine VKE-des suuremate ettevõtete suunas, sest ka tegelikult see suuremate ettevõtete puhul on igat pasti digitaliseerimisest palju rohkem kasu. Kuna see saab toetuda varasematele katsetustele, varasematele tõuta tehnoloogiate investeeringutele, luuakse ka uusi andmeid, mida näiteks tehisaruga on võimalik siis rohkem analüüsida ja produktiivselt kasutada. Ja väga väikestes ettevõtetes on efektid palju piiratumad. Et ka palju rohkem kasutatakse uusi tehnoloogiat lihtsalt tugiprotsessides, mitte põhitegevuses. Ja siis on jällegi see tootlikkuse efekt on palju väiksem. Ehk siis lisaks intellektuaalomandile kõik need muud aspektid ka veel juurde. Suur tänu ja tegelikult mul oleks kohe president Saarma küsimusele jätkuks küsimus, mis puudutab globaalset innovatsiooniindeksit. Et äkki sa oskaksid mulle seletada, miks Eesti viimase globaalse innovatsiooniindeksi näitajate puhul, kus Eesti oli tegelikult väga kõrgel kohal, 16. kohal, vähemalt ühe indeksi järgi, siis Eesti oli väga kõrgel kohal ka, mis puudutab innovatsiooni väljundeid, ehk see, et mis siis nagu kogu sellest innovatsiooniprotsessist välja tuleb, aga meie asukoht selles nii-öelda erinevate riikide edetabelis 159 riigi hulgas oli märgatavalt madalam, mis puudutas innovatsioonisisendit ehk mille me sinna sisse paneme. Et ma ei jõudnud sellesse süveneda, et äkki sa oskaksid see on nähtavasti seotud ka teadus-arendustegevuste piiratusega, selle vajadusega jõuda kõrgemale tasemele, mis just teadus-arendustegevuste osas ehk mis on Eesti riigi strateegiadokumentides äärmiselt tähtsal kohal. Et üks aspekt. Samuti on täpselt, et mida lugeda sisendiks mõnes mõttes, et kas patendid on väljund või sisend, et selle üle saab ka diskuteerida, et mõnes mõttes nad ei ole ka väljundi mõõdik, vaid võib ka vahel mõelda, et seal on oluline sisendi aspekt siin ka. Aga üks on see teadus-arendustegevuse statistikaga seotud aspektid. Nii, aga siis ma vaatan, mis on kell. Ma arvan, et meil on täiesti sobilik, kui ma ei näe rohkem küsimusi, siis meil on täiesti sobilik aeg lõpetada. Nii et suur tänu. Suur tänu.